No tšau, kui me hakkame hästi lähedalt seda kogemust vaatama, enda hetke kogemust nagu teadlane jälgima kogu aeg, nagu püüad nagu jälgida kogu aeg, mis toimub. Ja siis võib avastada ühe sellise asja, ühe sellise mehhanismi võid avastada. Vaata, on organism, jah, see organism, nii, ja siis on mingisugune jõud, mis saab selle organismi liikuma panna ja mis paneb selle organismi liikuma, häält tegema. Ja siis on olemas ka selline jõud, kui sa lähedalt vaatad, mis ütleme, et see, paneme sulle õla peale mingisuguse asja, jah, mingisuguse asja, mingisugune olend on sul õla peal, kes võitleb, nagu kes kogu aeg võitleb selle vastu, mis hetkel toimub. Kui sa märkad näiteks, tuleb, ütleme, et tunned igavust. Jah, ütleme, et igavust, tekib selline igavuse tunne. Siis see olend, mingi osa sinust või mingi mehhanism ütleb, et see pole okei, see on vale. Ja siis sellest võib tekkida oluliselt igavus, nüüd see tekitab ja see mehhanism tekitab siis ärevuse veel lisaks sinna. Ja ütleb, et see pole okei, et sa nii tunned praegu. Või ühesõnaga, see olend võitleb kõige vastu, mis sinu sisemaailmas toimub. Kõik, mis sensatsioon või mõte, sa ei tohi, see on vale, seda ei tohi kurb olla, ei tohi vihane olla, ei tohi pahane olla, ei tohi seda, julmalt võitleb vastu, nagu võitleb vastu sellele, mis hetkel on. Seesama organism või seesama olend, võtame olend, no lihtsalt me kasutame mingisuguseid sümboleid siin, on see, mis põhjustab sulle kannatusi. Ütleme, et valu on see füüsiline keha, mis tunneb valu, aga kannatused on siis nii-öelda mentaalsed. Kannatused on siis võitlus selle vastu, mis on. Nagu võitlus selle vastu, mis hetkel parasjagu on. Ei luba olla rahulikult sellel, mis parasjagu on hetkes, nüüd selles praeguses hetkes. Ei võta vastu. Seesama olend ei taha leppida või vastu võtta mingisugust sensatsiooni. Võitleb selle vastu või võitleb mingisuguse mõtte vastu. Et see ei tohiks nii olla. Aga mõtle näiteks, et kui see minema lasta siit ja mis iganes toimub, kõigile ütled jah. No ma ei räägi, et keegi ütleb, et ma ei tea, teeme mingit rumalust ja siis ütled sellele jah. Ma räägin, mis sinus toimub. Nagu mis minus toimub. Mitte välises maailmas, aga mis meis endast toimub. Mitte midagi ei tee valeks enam. Nagu teibime suu kinni sellele olendile. Ja vaid, või, vabandust, näed, praegu hakkas vastu hakkamine sellele olendile. Jah, kui ei hakka vastu ka sellele, nagu okei, davai, ka see on okei, et toimub vastu hakkamine. Nagu ei hakka vastu sellele, et toimub vastu hakkamine. Sellele, mis on, nagu kõigele jah öelda. Idee poolest siis kannatused peaks lõppema. Nagu või hoogu, see peaks nagu hoogu vähendama.
kui tekib mingi igavus või kui tekib mingisugune üksildustunne, jah, on okei, jaa, ei hakka vastu, võtan vastu kõik, jaa. Mis asi see siis kannatab? Kannatusi põhjustab ainult see ei mehhanism. See nõuab nagu teadlikku kohalolu sellega, mis on. Kui ainult selles mentaalses maailmas ringi purada, siis noh, see tähendab, mis me siis räägime, siis ei ole midagi rääkida. Aga kui hetkes kohal olla sellega, mis on, vaadelda, mis on ja lubada kõigel, mis toimub, mitte miski mitte kusagile kätt ette ei pane. Kõigele jah. Kõigile jah. Kõik head.